Tere! Me oleme jõudnud uue ja põneva teema juurde. See teema, mida ma nüüd tutvustama hakkan, on Vana-Kreeka või Antiik-Kreeka kultuur. Ja see on suurem teemade plokk, millest tuleb kohe mitmeid videosid mitmetel erinevatel teemadel. Juttu tuleb Kreeka geograafiast, Vana-Kreeka ühiskonnakorraldusest, usundist, olümpiamängudest, kunstist, kirjandusest, teatrist, filosoofiast ja teadusest, samuti kahest tähtsamast linnriigist, Ateenast ja Spartast, siis veel kreeklaste sõdadest pärslastega ja Aleksander Suurest. Aga mille poolest see Vana-Kreeka siis nii tähtis on, et sellest nii palju videosid tuleb? Põhimõtteliselt võib öelda, et Kreekast sai alguse Euroopa kultuur. Väga palju kõigest meie kultuurist, sellest, kuidas me käitume, mida me väärtustame, kuidas me asju ajame, pärineb ühel või teisel viisil muistsest Kreekast. Kreekast pärineb näiteks meie ja teiste Euroopa riikide ühiskonnakorraldus, demokraatia. Lisaks võib põhimõtteliselt öelda, et vanad kreeklased leiutasid teatri, spordi, filosoofia ja teaduse. Ja nad on mõjutanud Euroopa kultuuri veel paljudes teisteski valdkondades. Ning sellest annab tunnistust ka see, et paljud sõnad, mida tänapäeval mitmetes maailma keeltes kasutatakse, on pärit Vana-Kreeka keelest. Näiteks poliitika, demokraatia, teater, arhitektuur, müüt, alfabeet, filosoofia, bioloogia, geograafia, psühholoogia, loogika, sümbol ning kaudselt ka näiteks auto ja kool. Nii et muistsed kreeklased on andnud meile päris palju. Õppekava arvab, et see teema on väärt õppimist. Ja ma olen õppekavaga täitsa nõus. Nii et kohtumiseni järgmistes videotes.